16-aastaseks ta oli diagnoosiga alkoholismiga, lapse alkoholismiga. 18-aastaseks istus esimene kord vanglas ja hakkas narkootikumit tarvitama ja elas seal, kus ta sattus, kõik selle aeg ja sellise raske elu, nagu neid lood on, või me oleme näinud ja kuulnud. Aga 27-aastaseks ta oli nii palju oma tervise ära hävitanud ja nii palju istunud ja kõigiga hakkama saanud, et ta oli psühhiaatri haiglas, kus neil oli öeldud meditsiinilised diagnoose, tal ei ole enam ainult päevade küsimus, et sureb ära, sest et organid oli täiesti ära söödud ja ei olnud enam mitte midagi meditsiiniliselt teha. Ja ta oli seal haiglavoodis ja kaotas teadus ja siis vahest tuli teaduse juurde ja siis kaotas jälle ära ja ühe korra, kui ta siis ärkas, siis ta nägi selline raamat, mis seisi seal kapi voodi kõrval ja ta mõtles selle peale, võttis kätte, miks ta ei ole selle kunagi lugenud, kõik selle 27 aasta jooksul. Et neid on kogu aeg seal hotelli lubades olnud, aga ei ole kunagi selle lugenud. Ja ta võttis kätte ja hakkas lugema Taavli laulu 38 vist. Jehova, ära nuhta mind oma vihas ja ära kärsita mind oma vihaleegis. Ja ta loes edasi ja selle sama salmi sai aru, et Jumal taga kõneleb. Ja kui ta jõudis 22. salmini, ära hülga mind, Jehova, mu Jumal, ära ole minust kaugel. Ja see tuli südamest juba. Ja Jumal tegi ta terveks. Ta kaotas teadus ja kui ta ärkas, ta oli täiesti terve. Ja siis ta oli nii rõõmus ja nii hea meel, mis Jumal oli talle teinud. Kuidas ma saan sind tänada, kuidas ma saan sulle ka midagi teha, Jumal. Ja siis ta tuli meelde, et kõrval palatis oli mees, kellel oli täpselt samasugune diagnoos, veel hullem seisus, umbes samasugune seisus. Ta läks tema juurde, jagas talle, mis temaga oli juhtunud, mis on meie kohus, jagada selle, kuidas Jumal on meie peale halastanud, mis on tema meile teinud. Ja ta tegi seda ja läks selle mehe juurde ja küsis, kas ma saan sulle sellest rääkida, kas ma saan sulle Jumal sõnas lugeda. Ja see mees ainult sai nokutada, et nõustada. Ta ei saanud rääkida, aga ta luges selle sama ja palvetas taga ja paari-kolme päeva jooksul see sama mees oli ka täiesti terve. Et Jumal tegutseb oma sõna kaudu, aga on vaja neid mehi, kes võtavad seda vastu, kes on liikmed, kes teevad seda osa, et neid ongi seal hotellitubadas, nagu on räägitud, ja haiglates nagu see, ja koolides. Narvas oli üks paar-kolm päeva tagasi oli, keegi võttis testament vastu, ei tahtnud ise lugeda, viis koju, pani kuskil ära, teine inimene võttis kätte ja tuli Jumala juurde selle kaudu. Ja Jumala sõna on vägev, Jumala sõna toimib. Jeesus ja Jumala sõna on üks ja sama. Neid on lahutamata. Apostlid tegelesid sellega, et rahvas jäi truuks sellele, mis Jeesus õpetas. Sellepärast meil on antud see sõna, et me saame teada, mis Jeesus õpetas.